Alto Subarco. Alto Subarco. Peata oma paat. See on Ameerika Ühendriikide rannavalvur, kes teeb midagi, mis trotsib kogu mere loogikat. Ta hüppab kihutavast jälituspaadist üle avavee otse liikuva allveelaeva libedale kerele. Tal on täpselt 60 sekundit aega, et luuk lahti kangutada, enne kui sees olevad mehed avavad sisemised ventiilid ja uputavad tahtlikult mitmemiljonilise lasti ookeani põhja. Aga see märulifilmi trikk pole isegi kogu operatsiooni kõige hullumeelsem osa. See on hoopis see, kuidas see algeline kartelli ehitatud allveelaev suutis mööda hiilida planeedi kõige arenenumast mereseirevõrgustikust. Et siia üldse jõuda, kusagile Ida-Vaikse ookeani piirkonda, 100 miilide kaugusele maismaast, libiseb üks alus läbi ookeanilainete. See on narkokartelli allveelaev. Selle 40-jalase ehk 12-meetrise klaaskius toru sees on 17 000 naela ehk 7700 kilogrammi kokaiini, mille väärtus on peaaegu $200 miljardit. Kurikuulsalt raskesti avastatavad, kasutavad kartellid neid tabamatuid aluseid narkootikumide vedamiseks pikkade vahemaade taha, kusjuures enamik neist jõuab sihtkohta ilma, et neid kunagi märgataks. Aga see alus on sattunud valesse veekokku, mida valvab Ameerika Ühendriikide rannavalve ning nüüd jälgitakse seda. Ühe sellise allveelaeva tabamine võib tunduda lihtsa vaheltabamisena, kuid nende leidmine üldse on tõeline matemaatiline õudusunenägu. Ameerika Ühendriikide sõjaväel on ainulaadne jälgimisvõrk, kus kasutatakse radarit, mis on mõeldud ülehelikiirusega rakettide jälitamiseks ning satelliite, mis suudavad koosmosest lugeda auto numbrimärki. Ometi suutis džunglis tegutsev salakaubaveo sündikaat, kasutades odavat klaaskiudu ja diiselmootoreid, sellest kõigest täielikult mööda hiilida. Neid aluseid on raske tabada, mistõttu rannavalve töötajad on neile andnud hüüdnimed nagu suurjalg või valge vaal, kuna neid on looduses väga harva näha. Isegi rannavalve võimsate radarite ja jälgimisseadmete abil on nende vargsi liikuvate allveelaevade tabamine väga keeruline. Vaikse ookeani idaosa katab miljoneid ruutniile, olles umbes sama suur kui kogu Ameerika Ühendriikide mandriosa. Nii suure ala turvamine on nagu paar politseiautot, mis üritavad patrullida kogu riiki. Nii suure veeala puhul on salakaubavedajatel lihtne märkamatult mööda lipsata. Ja siis on veel allveelaevad ise, mis on omaette inseneriteaduse meistriteos, hoolimata sellest, et nende nimes on sõna all. Need alused on tehniliselt poolallveelaevad. Insenerid ehitavad need nii, et 90% nende massist asub veepiirist allpool, peidus lainete all, ning ainsad veepinnast kõrgemale ulatuvad osad on väike, tugevalt kaitstud kokpit ja õhu sissevõtu toru. Allveelaevade ülaosad on tavaliselt värvitud siniseks või halliks, et sulanduda ümbritsevate ookeanilainetega. Ühe leidmine on nagu nõela otsimine heinakuhjast. Nende madal profiil ja klaaskiust konstruktsioon annavad neile minimaalse radarisignaali, mistõttu sõjaväearvutid peavad neid sageli eksikombel hiidlaineteks. Lisaks sellele liiguvad narkoallveelaevad vees aeglaselt. Paljud neist ei saavuta isegi tippkiirust. 10 sõlme ehk 11,5 miili tunnis ehk 18,5 kilomeetrit tunnis. Kuigi see tähendab, et sihtkohta jõudmine võtab mitu päeva, tähendab see ka seda, et nad liiguvad vaikselt. Sa võid patrullida avavetel terve oma karjääri jooksul, ilma et näeksid kordagi ühtegi varju oma kerest mööda libisemas. Ja ajalooliselt püüab rannavalve kinni vaid umbes 11% neist alustest. Aga sellel konkreetsel missioonil 2019. aastal juunis vedas sõjaväel. Meeskond, kes oli surutud selle konkreetse narkoaluse kitsastesse ruumidesse, arvas, et see saab olema järjekordne sündmustevaene reis üle ookeani. Nad ootasid, et jõuavad märkamatult ja vigastusteta sihtkohta. Nad ei teadnud, et kõrgelt lendav luurelennuk oli hetkeks märganud nende järelainet. Sõjavägi ei otsinud paadikuju. Nad kasutasid tundlikke infrapunakaameraid, et jälgida allveelaeva diiselheitgaasi mikroskoopilist soojusjälge, mis lekkis jäisesse ookeani. Kui lennuk oli selle soojusanomaalia tuvastanud, edastas ta info USA rannavalvemeeskondadele. Cutter Monroe. Monroe püsis miilide kaugusel horisondi taga, et nende raske laeva mootorid ei oleks kuulda. Samal ajal saatsid nad kiiresti helikopteri taevast olukorda jälgima ning 2 väikest jälituspaati laeva peatama. Rannavalvurid pidid allveelaevale lähenema nii vaikselt kui võimalik. Ja neil polnud ka ühtegi minutit raisata, sest nad võitlesid ajaga. Kartelli protokoll näeb ette, et kui meeskond kuuleb sõjaväepaadi lähenemist, avavad nad kohe sisemised uputusventiilid.
see uputab allveelaeva kiiresti, viies mitmemiljonilise kauba koos tõenditega otse ookeani põhja purustavatesse sügavustesse. Lisaks riskile, et nad võivad oma allveelaeva uputada, on pardal olevad salakaubavedajate meeskonnad sageli relvastatud. See on ohtlik olukord ja rannavalve pardale tungijatel on meeskonna tabamiseks kõige rohkem vaid paar minutit. Kui pardale tungipaadid äkitselt ei kusagilt välja ilmuvad ja allveelaevale lähemale liiguvad, hüüab üks relvastatud rannavalve ohvitseridest hispaania keeles. Alto su barco, peatage oma paat! See ei peatu ja nüüd pole rannavalvel muud võimalust, kui proovida julget pardaletungi manöövrit. Relvastatud püstolite ja öövaatlusprillidega, mida nad teavad, et neil on vaja nägemiseks. Allveelaeva hämaralt valgustatud kerel libisevad 3 rannavalvurit oma paadi küljelt maha ja hüppavad otse liikuva narkoallveelaeva märjale kerele. Üks pardaletungija tormab luugi juurde, taob sellele rusikaga ja käsib meeskonnal välja tulla. Taktikalise varitsuse täielik šokk jätab meeskonna halvatuks. Teades, et neil pole enam valikuid, avavad meeskonnaliikmed luugi ja tõstavad käed üles. Neil polnud aega reageerida ja nad eelistasid lahkuda elusalt, selle asemel, et riskida koos oma laevaga hukka saada. Operatsioon oli õpikunäide edust. 17 000 naela ehk 7700 kilogrammi jagu narkootikume konfiskeeriti. 5 meeskonnaliiget võeti vahi alla. Ja sõjavägi oli $1,2 miljardit otse kartelli taskust välja tõmmanud. Võimud eeldasid, et nad olid lõpuks Vaikse ookeani varustusliinid lämmatanud. Nad uskusid, et olid võidu saavutanud. Aga see otsustav sõjaline võit ei lõpetanud konflikti. See lihtsalt surus kartellid nurka, sundides neid seisma silmitsi suletud Vaikse ookeaniga ja leiutama insener-tehnilise lahenduse. Nii hullumeelne, et võimud ei osanud seda ette näha. Kui kartellid ei suutnud oma allveelaevu põhja poole läbi suletud Ameerika mereväe võrgu suruda, pidid nad pöörduma itta. Nad pidid ületama Atlandi ookeani. Narkoallveelaevad liiguvad tavaliselt Lõuna- ja Põhja-Ameerika vahel, järgides salajasi marsruute sellistest riikidest nagu Kolumbia, Venezuela ja Ecuador. Üle Vaikse ookeani või Kariibi mere, Kesk-Ameerika, Mehhiko või Ameerika Ühendriikide suunas. Et teha nädalaid kestvat Atlandi ülest reisi, peaks allveelaeva meeskond üle elama 3500 miili ehk 5600 kilomeetrit ettearvamatut ookeani, vältima suuri kaubalaevu ja võitlema sügavmere tormidega, olles samal ajal lõksus kitsas oma tehtud torus. See tundus võimatu missioonina, kuid sügaval Brasiilia Amazonase džunglis, varjatuna võrade all ajutises laevatehases, ehitasid kartelli insenerid alust. Just selleks otstarbeks loodud uuele allveelaevale andsid nad nimeks Shea. Üle 21,5 meetri ehk 71 jala pikkune, varjatud halli värvi poolallveelaev oli muljetavaldav masin, kuid see ei olnud loodud inimeste ellujäämist silmas pidades. Ookeani ületamiseks vajab allveelaev tohutul hulgal kütust. Seetõttu toppisid kartelli insenerid soomustamata klaaskiust kere sisse 5300 gallonnit ehk 20 000 liitrit süttivat diislikütust. Seejärel pidid nad mahutama lasti 6600 naela ehk 3000 kilogrammi kokaiini, mille väärtus ületas tublisti $100 miljonit. Kogu selle kaalu liigutamiseks üle 3500 miili ehk 5600 kilomeetri vee paigaldasid nad võimsa tööstusliku diiselmootori. Kui kütus, narkootikumid ja mootor olid paigaldatud, jäi peaaegu üldse ruumi inimestele, kes pidid seda juhtima. Meeskond suruti kitsasse, klaustrofoobilisse kajutisse laeva tagaosas. Siil oli just nii palju ruumi, et üks inimene sai istuda roolimise juhtimispuldi juures, samal ajal kui 12 said põrandal pikali olla. Seal polnud ei vannituba ega voodeid ning ainult üks õhuava otse pea kohal takistas neil lämbumast. Nad olid lõksus, suletud pimedas kirstus, istudes vaid mõne sentimeetri kaugusel mõõrgavast isoleerimata diiselmootorist, mis põletas hapnikku ja lasi mürgiseid heitgaase otse nende kabiini. Kartell vajas meeskonda, kes oleks piisavalt meeleheitel, et taluda seda psühholoogilist piina ja nad leidsid selle. Agustín Álvarez, 31-aastane endine Hispaania amatöörpoksimeister, sai elu muutva tasupakkumise, et minna Che pardale ja juhtida seda üle Atlandi koos 2 Ecuadori nõbuga. Kui nad suudaksid jõuda loode Hispaanias asuva Galicia rannikule, oleks nende elu kindlustatud. Nii et 29. oktoobril 2019 sulgesid nad luugi, lahkusid Amazonase vesikonnast ja libisesid välja Atlandi ohtlikesse avavetesse. Järgnes 27-päevane inimliku vastupidavuse proov. Oma pisikeses lämmatavas kambris lõksus olles töötasid need 3 meest kurnavates 8-tunnistes vahetustes.
Nad pidid olema ülimalt keskendunud, sest üksainus valearvestus võis nad saata sadade miilide võrra kursilt kõrvale ookeani tühja avarusse. Ellujäämiseks oli neil ainult pudelivesi, külm riis, sardiinid ja energiapadonid. Pardal puudus kanalisatsioon. Kui neil oli vaja tualetti minna, pidid nad kasutama kilekotte, jättes need kuuma kajuti sisse hunnikusse. Päevast päeva kannatasid mehed mootori pideva, kõrvu lukustava müra käes, olles lõksus pimeduses koos toore diislikütuse, mädanenud toidu ja inimjäätmete lämmatava lehaga. Ja siis ilm muutus. Peaaegu 6 aega kestnud teekonna jooksul tabasid Shed 3 erinevat ränka ookeanitormi. Nad olid lukustatud pimedasse klaaskiust kasti. Lämbusid aurude käes samal ajal kui 1000 tonnid tormavat ookeanivett paiskasid nende alust ringi. Nad ei saanud pinnale tõusta ega abi kutsuda. Vaatamata kõigele sellele suutsid nad läbida 3500 miili ehk 5600 kilomeetri pikkuse katsumuste tee ja jõudsid Hispaania kaljusele rannikule. Nende plaan oli oodata avamerel, võtta ühendust mõne kohaliku kartelli kalalaevaga, lossida kokaiin ja seejärel avada uputusventiilid, et laev merepõhja uputada. Kuid Atlandi ookeanil oli nende jaoks varuks veel viimane lõks. Hispaania ranniku lähedal olid veed nii tormised, et väikesed kalalaevad ei saanud ohutult allveelaeva kõrvale tulla, et narkootikume üle anda. Kütus oli kriitiliselt otsakorral ja muid võimalusi polnud, nii et Alvarez tegi meeleheitliku kõne mõnele vanale lapsepõlvesõbrale mandril, paludes neil tulla appi kokaiini kaldale toimetama. See oli saatuslik viga. Kui Alvarez ja tema meeskond kannatasid pimeduses, jälgis piirkonnas anomaaliaid rahvusvaheline luurevõrgustik. Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia, Hispaania ja Portugali õiguskaitseorganid olid oodanud, et nad midagi ette võtaksid. Kui meeskond lõpuks mõistis, et politsei on neile lähenemas, rebisid nad laeva uputusventiilid lahti, et laev põhja lasta ja hüppasid jäisesse vette, et ujuda kaljusele kaldale. 2 Ecuadori meest arreteeriti peaaegu kohe. Reisist kurnatud ja murtud suutis Alvarez siiski maale jõuda ning peitus 5 päeva maha jäetud majas, enne kui võimud ta üles leidsid. Kõik 3 meest mõisteti 11 aastaks vangi. Võimud tõstsid ookeani põhjast üles suppunud allveelaeva ja leidsid kogu kokaiini üles. Kuid kartellid jälgisid väga tähelepanelikult ja see ebaõnnestunud Atlandi-ülene missioon õpetas neile midagi. Allveelaeva konstruktsioon ei vedanud alt. Klaaskiud pidas vastu, mootor kestis 3500 miili ning vargdisain võimandas peaaegu 6 aega märkamatult liikuda. Ainus asi, mis kartelli alt vedas, olid seda juhtinud inimeste füüsilised ja vaimsed piirid. Inimesed väsivad, inimesed teevad meeleheitlikke telefonikõnesid ja kurnatud inimesed teevad katastroofilisi operatiivvigu. Nii vaatasid kartelli insenerid miljonite dollarite kaotust ja esitasid endale väga lihtsa küsimuse. Mis siis, kui nad eemaldaksid inimesed täielikult? Eemaldades inimfaktori saaksid kartellid lahendada kõik operatiivsed nõrkused, millega nad silmitsi seisid. Inimmeeskond vajab toitu, vett ja hingatavat õhku. Nad nõuavad kitsast kajutit, mis võtab kere sees väärtuslikku ruumi. Nad vajavad elumuutvaid tasusid, et oma eluga riskida. Kuid mis kõige hullem, inimmeeskond on luureoht. Kui salakaubavedaja jääb vahele ja rahvusvahelised võimud teda üle kuulavad, on alati võimalus, et ta murdub surve all ja annab kokkuleppe saavutamiseks üles kartelli bosside nimed. Masin ei pea hingama, masin ei nõua palka, masinat ei saa üle kuulata. Selle asemel, et maksta meeleheitel meestele mürgise ookeaniületuse eest, palkasid kartelli sündikaadid, tehnoloogiaeksperte ja mereinsenere, et ehitada mehitamata poolallveelaev. Nad eemaldasid meeskonna ruumi täielikult. Ilma inimmeeskonna ja nende ellujäämisvarustuse kaaluta sai allveelaeva profiili kujundada nii, et see istuks vees veelgi madalamal. See kõrvaldas juba niigi mikroskoopilise radarijälje ja vabastas väärtusliku ruumi kütuse ning lasti jaoks. Kuid drooni juhtimine avamerel on keeruline inseneertehniline väljakutse. Kaugjuhitav sõiduk sõltub pidevast andmevoost. Aastaid vajas traditsiooniline meresatelliidi internet raskeid ja palju energiat tarbivaid kuppelantenne, mis rikuksid hetkega allveelaeva varjevõime. Kuid madalal orbiidil asuvate satelliidivõrkude kaubanduslik kasutuselevõtt muutis kogu olukorda. Lame, veekindel vastuvõtja, mis on umbes pitsakarbi suurune, suudab nüüd pakkuda kiiret videovoogu ükskõik millisest maailmapunktist. Inimpiloodi asendamiseks kinnitasid nad lameda Starlinki satelliitantenn otse klaasplastist kerevööri külge. Seejärel ühendasid nad 2 valvekaamerat allveelaeva külge.
üks suunati vee kohale, et jälgida ookeani trajektoori ja teine paigaldati sügavale mootoriruumi, et pidevalt jälgida mehaanilisi näidikuid. See tähendas, et kartelli operaator võis istuda turvaliselt arvutiekraani taga kusagil Lõuna-Ameerikas ja juhtida tuhandeid kilosid illegaalset kaupa rahvusvahelistes vetes kaugjuhtimise tee. Kuid reaalajas videopilt polnud piisav. Kui tugev ookeani lainetus lõi üle vööri ja uputas ajutiselt antenni, kaotas kartelli operaator ühenduse. Seetõttu integreerisid insenerid autonoomse navigatsiooni tarkvara. Kui Starlinki signaal kadus, võttis pardaarvuti juhtimise üle. Eelprogrammeeritud GPS-i teekonnapunktide abil hoidis laev end täpsel trajektooril, kuni ta jõudis järgmise laineharjale ja taastas ühenduse. Ja mehitamata laevale pardale minek tekitab sõjaväelastele, kes neid jälitavad, täiesti uue taktikalise probleemi. Nüüd, kui džunglis istuv kartelli operaator näeb oma reaalajas kaamerapildil sõjaväe patrullpaati ilmumas, ei pea ta paanikasse sattuma. Nad saavad lihtsalt vajutada klahvi, et käivitada digitaalne uputamisprotokoll, uputades kere enne, kui merevägi üldse paati puudutab. See oli kartellide jaoks tohutu tehnoloogiline hüpe. Ja 2025 aasta juulis sai sõjavägi sellest uuest reaalsusest aimu. Skaneerides Kariibi merevett märkas Kolumbia merevägi madala profiiliga halli alust, mis lõikas läbi ookeani. Eeldades, et tegemist on tavalise narkoallveelaevaga, lukustasid patrullpaadid ja lennukid koordinaadid. Pardumismeeskonnad liikusid väikeste paatidega ligi, tõmbasid relvad välja ja sooritasid samu taktikalisi manöövreid, mida USA rannavalve oli aastaid varem kasutanud. Nad lähenesid kerele, oodates eest leida meeleheitel inimmeeskonda, kes on valmis uputusventiile avama, kuid kui relvastatud meremehed lõpuks luugi lahti lõid, tartusid nad paigale. Sees polnud kedagi, polnud salakaubavedajaid, polnud õhuavasid ega mehitusega kilekotte. Siil oli vaid Starlinki modem, juhtmete rägastik ja tühi lastiruum, mis oli ehitatud 3300 naela ehk 1500 kilogrammi kokaiini vedamiseks. Juhtunut uurides mõistis sõjaväeluure, et see polnud ebaõnnestunud narkovedu, vaid hoopis uue salakaubaveo strateegia beetatest. Kolumbia suurim narkokaubandusgrupp Gulf Clan viis läbi autonoomse drooni kuiva katsetuse. Salakaubavedajad testisid drooni vältimisvõimekust avamerel enne, kui riskisid pärislastiga. Merevägi konfiskeeris aluse, mis tähistas esimest korda, kui Lõuna-Ameerika vetes tabati autonoomne narkodroon. Kuid see ei jää kindlasti viimaseks korraks. See 2019. aasta rannavalve esimene rünnak ei lõpetanud konflikti, vaid sundis salakaubaveo operatsiooni arenema kaugjuhitavaks merelaevastikuks. Rahvusvahelised võimud ei jälita enam meeleheitel salakaubavedajaid klaaskiust torudes. Nad peavad asümmeetrilist meredroonide sõda väga hästi rahastatud sündikaadi vastu. Võttes kallid inimressursid võrrandist välja, muutsid kartellid salakaubaveo majandusloogikat põhjalikult. Kui nad hakkavad neid odavaid mehitamata aluseid mass tootma, võivad nad õiguskaitseorganid üle ujutada sülemi taktikaga. Nad võivad korraga vette lasta 10 autonoomset talvelaeva, teades, et isegi kui sõjavägi suudab neist 3 kinni püüda, lipsavad ülejäänud 7 ikkagi läbi võrgu. Ja see on tehnoloogiline võidurelvastumine, mis peegeldab tänapäevast sõjalist võitlust. Kui kartell suudab programmeerida mehitamata laeva narkootikumide vedamiseks, siis riigi sõjavägi suudab sama laeva programmeerida lõhkeainete toimetamiseks. Ukraina on kokku pannud maailma juhtiva droonide armee, saates mehitamata kamikaze meredroone hävitama Vene varasid, sealhulgas sõjalaevu ja naftaplatvorme, mida saate kohe järgmises videos tegevusest näha. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmisel lahinguväljal!